Endisaegse inimese elus oli oluline osa käsitöö, kus praktiliselt kõik tehti valmis algusest lõpuni, ehk materjali korjamisest kuni lõpp-produkti valmistamiseni. Meeste tööd olid seotud puiduga, mööbel, tööriistad, nõud, naistel kangaste valmistamisega. Projekti eesmärk on läbi erinevate rahvakultuuri töötubade tutvustada noortele esivanemate eluolu ja mõttemaailma. Metsaretkel tutvustati erinevaid puukäsitööks kasutatavaid puid. Mis on siis okaspuud või on vastupidi, paljasseemne taimed, mis on okaspuud ja katteseemne taimed on siis lehtpuud. Aga lehtpuud on õistaimed. Nii nagu lilledki, eks ole, on õistaimed ehk et evolutsiooniliselt lill on lehtpuule vähemal kui tegelikult okastpuu. Et okaspuu on siis mitusada miljonit, nagu ma ütlesin, aastat vanem tegelane kui lehtpuu. Sai teada, milline puu ja miks sobib näiteks suuskade või nipsasjade tegemise jaoks. Saadi teada, mis on pudrumänd ja milleks kasutati puude kasvajaid, pahkasid ja murdunud kuuse juuri. Villa töötoas näidati lambavilla töötlemise etappe. Noppimine, kraasimine, ketramine, nii keder varre kui vokiga, kus igaüks sai kaasa lüüa. Taustaks räägiti vanaemade aegadest, mil meie tublid esiemad tegid karedast lambaviljast lõnga, millest omakorda sai nii tugevad tööriidad taluperemehele, triibuseeliku riie ja sukad oma veimevakka, kuid valmis ka imeilus näputöö. Et ta ei teeks nagu nihukest asja, nagu ta minul siin väga elegantselt sisse teeb. Lõpetuseks punuti valminud lõngast pael. Regilaul, vanaaegne laul, kus peale lihtsa viisi on sõnad. Need viimased on tähtsamadki, sest läbi sõnade saame täna teada, millest inimesed 100 ja enam aastat tagasi mõtlesid. Need lood ja laulud sündisid esivanemate tegemiste ja toimetuste käigus, tööd tehes, mures ja rõõmus. Kõik pandi laulu sisse. Selgitus said ka murdekeelsete laulude sõnad, millest paljusid tänapäeval enam ei kasutatagi. Jutuvestmise kontsert õpitoas sai kuulda erinevate kultuuride lugusid, mis olid põimitud rahvapillide muusikaga, mida esitati kõikvõimalikel haruldastel muusikainstrumentidel.